Täna on siis meil 11. märts, 2,5 nädalat opist. Ja näitan teile siis, kuidas mu uus kava välja näeb ja mida ma siis teen sel nädalal. Algus ongi lihtsalt soojendus, kõik täpselt samad harjutused, mis mul eelnevatel nädalatel on olnud. Muidu on senimaani päris hästi läinud, et karkudega saan juba täitsa okeilt kõndida. Trepist ka aina ilusamini alla ja üles. Varem oli ikka suht sketši, et ükskord oleks peaaegu alla saanud ka. See oli ikka päris rets on vaadata, kuidas esireis ikka iga päevaga aina väiksemaks jääb. 4 ringi, 2 korda päevas, nii iga päev. Ja kui ma siis jõusaalis olen, siis saan veel ka ratas sõita ja pärast näitan teile leg extensioniga. Tere taas! Tänasega või siis tegelikult homsega saab 4 nädalat opist. Põhimõtteliselt saan juba ise kõndida. Eks mingi väike longe on sees, aga lonkamine, aga muidu on okei. Nii. Game readid ka veel. Veits alla nädala tagasi sain füsioga kokku. Vaatasid, põlv on päris hea. Tagareis on liikuma hakanud päris hästi ja sain ka uued harjutused lõpuks. Lähevad aina raskemaks. Põhilised harjutused on kõik kummilintidega. Ja mis seal ikka nüüd ongi? Viimane nädal karkudega. Tegelikult saab homme juba karkudest lahti. Kõndimismuster muutub ka okeiks. Algus oli päris keeruline. Eriti tagurpidi kõndimine oli huvitaval kombel päris raske, aga nüüd juba täitsa tuleb. Ja kui ma nagu mõtlen, siis suudan ilma lonkamiseta kõndida, aga kui ei mõtle, kiiruga käin, siis ikka väike lonkamine on sees. Hästi, tõsta jalga ka. Nii ette. Just, sirgeks ilusti põlv. Just. Rahulikult, aeglaselt. Siin ei pea midagi kiiresti tegema. Suhtlen. Kogemata jäin taimuvormi peale, aga nüüd olen natuke tervemaks saanud ja saab trenni hakata uuesti tegema rohkem. See on nice. Ja vahepeal on natuke põlv rohkem paistesse läinud. Ja siis me tõmbasime natukene jalaharjutusi alla. Natuke lihtsamad harjutused. Ja natuke kõndimist tuli vähemaks tõmmata. Teen jalaharjutused ära ja siis saab natuke ülakeha teha. Kõik, mis ma teen, mind lõpuni isegi siis, kui tundub see võimatu. Mul hetkel suuremad asjad on käsini tibu, sorry ma hõivatud. Kui midagi mureks, siis lükka see meili, arvatavasti ma ei vasta. Tegin pikema pausi, hinge tõmmata ei saanud. Proovin siis järgmine aasta uuesti, vaata mis saab. Seni tropin projekti ja püsima kaadris Jüri Belo. Nii, aga pidi põlveharjutus pooleli jätma, kuna üks harjutus tegi valu. Ja siis tavast ongi mõistlikum rahu jalale anda ja mitte pushida läbi valu. Ülakeha harjutused olid mõnusad, eks ülakeha on veel nõrk, mitte nii tugev nagu tahaks, aga õnneks selleks aeg on ja nüüd natuke ratast peale. Täna on minek Tartusse ja olen Stefani maailma parim õde Ines Valorogin ja tulevane olümpiamedalitaotluse. Muidugi. Enne sind. Oi. Avame sõita. Nüüd on 2 tunni, ma teeme ka 1:30. Pray for me. I just wanna win. LA baby who we running with. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. State your name. Big been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again.
Vaadake, see on siis meie Tartu linn. Nüüd hakkab siis poole tunni pärast soojendus. Kell 3 on juba start. Big bags on big bags on big bags coming, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again. Pump up the action, bitch. I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping, keep it on my body, bitch. I'm broke if you ask it. Don't gotta sell them, Mosialis, flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous. What's an ass? Since she isn't gorgeous. Live my life last name. I'm Morgan Freeman, trying to touch a forest. Mind ei koti ujumine, sest Dilan Kortar rääkis jälle minuga. She's coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB who we running with, yeah. 2233, I'm on 10, yeah. Tervist, me oleme tagasi. Mis päev täna on? Täna on Piisavalt pikalt on möödas. päris pikalt on aeg möödas juba, et võistlus ei läinud nagu kõige paremini, kuid tegelikult ikkagist isiklike lähedale ja nii-öelda üldkarika mõttes siis sain 4. koha isiklikult ja mitu finaalikohta ja Veits üle 6 on möödas ja täna ütles füsio, et kuule, Dai, kobi mäele, et kaua sa võid ikka seal jõuksis nühkida. Nii et näeme mäele. Räära peatreener, kuidas kommenteerite esimest edukat treeningut? Väga hea. Poleks arvanud, et täna kohe nii hästi läheb, aga pole midagi öelda. 2026 olümpia siit me tuleme. Igal juhul ma arvan, et endiselt on veel võimalus. Tegelikult täna on 1. aprill ja tuli väike mõte, et võiks natuke nalja teha. Tai, et siit ma tulen, et kuu aega juba lumele, et ülikiire taastravi. Põlvepaistetus on ikka nii nagu on, et ega ta alla ei ole läinud. Käisin vahepeal siis Mardna vastuvõtul. Tema ütles, nojah, et võib-olla natuke vara need kargud ära pandud, aga on mis on. Ja mis siis nüüd on tänasega on 7 nädalat möödas. Tehti siis plasmasüst, siis käin magnetravis ja järgmine nädal vaatame, mis see põlv edasi teeb ja mis konditsioonist on. Ka esimene nädal me tegime kergemaid harjutusi 1 kord päevas, aga siis midagi ei muutunud. Läksime tagasi kummilintidega harjutuste peale ja ei läinud midagi hullemaks, ega jätkame kummilintidega. Päris pikalt on igastahes see paistes olnud, et loodame parimat. Nii et vaatame, kuidas sellega läheb. Vaadake. No ju, on täna Haabert jäähallis ja kingime mõne sponsorile vestid, Taametel vestid ilusad. Et jah. Suke. Torino on ju taadi. Oi. See, millega ma võitsin Torino üle. Ma teen selle. Aga meil on kile ära võtta. Kile jäi peale. Kus see kile on? Vaata sulle. Me peame kile ära võtta, siis saame pilti teha. Tere ilusat päikselist päeva. Et just saada padukat. Aga täna toimub siuke asi, et läheme täname oma sponsoreid väikse üritusega. Et pakime asjad kokku ja
lähme veskasööke ja kohvikust. Vaatame, kuidas seal läheb. On vaja. Nii paari suski. On jäävad. Oleme peaaegu valmis, 2 minutit minna. Veel kedagi ei ole jõudnud. Auto pargitud. Lähme sisse. Nagu näha, ilusti kaetud laud. Igal pool mingid snäkid, värgid, väga mõnus. Siin on auhinnad, asjad, kui keegi tahab vaadata, suusad. Väike nii-öelda kostüüm. Et saab kõike, mida tahavad. On väike määrdekohver on ka väljas. Ja siis kui keegi tahab midagi näppida, siis saab. Täpselt nii. Nii et vaatame, kuidas läheb. Tervist! Pole natuke aega filminud midagi. Täpsemalt siis 7. või 8. nädalast alates ei filminud midagi ja täna või homme saab 20 nädalat hoopist. Ehk siis päris pikalt pole vahepeal midagi teinud. Aga kuidas siis läinud on? Põlvepaistetus alanes lõpuks. Sain hakata korralike raskustega trenne tegema. Samamoodi nüüdseks siis juba esimesed minihüpped kummilintidega ja kastil on tehtud. Jalgade vaheerinevus tagareitel oli 30,1% ja esireiel 16%. Ehk siis tööd on veel teha ja varsti peaks saama jooksma. Aga täna on tegelikult jaanipäev või 24 juuni. Audentes on kinni, aga suusaliit sai diili 24/7 fitnessiga. Nii et saab nüüd ka seal käia. Korra tulevad siia nüüd klipid, mis ma vahepeal nendel on. Peale 8. nädalat siis sai veel paar nädalat tehtud Game Ready masinad iga päev, 2 korda päevas koolis. Siis lõpuks on edasi minna kükkidega, kuigi palliga siis vähem sai teha. Siis siin on näha juba esimesed kükid keharaskusega, lihtsalt niisama. Siit on jooksueelarjutused, et valmistada ette siis tõukamist asja. Siis lõpuks sain tagasi ratta peale ja lõpuks juba isegi lõike teha. Siis esimesed hüpped kummilinniga, et vähendada keharaskust, siis leg extensions, juba lihas hakkab välja joonistuma ja siin veel ka siis kükid kangiga 60 kiloga. Nii et progress on olnud päris hea. Näeme 24/7 fitnessis.
edukas trenn tehtud ja ma arvan, et nüüd võikski vlogi kokku tõmmata. Vahepeal jäi filmimata päris pikalt sellepärast, et oli tegu mul kooli lõpu või gümnaasiumi lõpu ajaga. Ehk kõik eksamid asjad oli vaja ära teha ja sinna kulus üppis palju energiat ja aega. Ehk siis jäi filmimata. Aga nüüd annan tead parima, et edaspidi kõik asjad filmitud saaks. Nii et näeme järgmises vlogis.